et ma nagu kõigepealt küsiks seda, et võib-olla kõigi käest, et kas asi siis paistab teile ka nii hull, kui faktid näitavad, kui me räägime füüsikast ja füüsikaõppest, et ma ei tea, Rutt, võib-olla alustaks sinust. Sa ütled küll, et sa oled rikkavalla esindaja, et sul on kõik teistmoodi, aga siiski. Keeruline on jah, et kui ma mõtlen nüüd selle peale, et ma ise sain magistrikraadi alles hiljaaegu, et ma olen küll 13 aastat õpetaja olnud, siis ma olin üks ainuke seal füüsikaklassis, selles mõttes Tallinna Ülikooli magistratuuris. Ja õppisin ka mitme aineõpetajat, mis oli välja toodud ka seal, et ka mina otsustasin mitte täppisteadusi otse minna õppima, vaid läksin siis mitme aineõpetajaks, aga kõik õpetajad on koos ja see on ikkagi pilt on kurb. Et humanitaare on klassid täis, aga reaalainet inimesel on vähe. Palju sealt samast koolist füüsikaõpetajaid peale seda, kui sina lõpetasid, on tulnud? On sul mingit ülevaadet või tunnetust? Ei ole. Aga sellel aastal ma olin üksinda, kes selle kutse sai. Kas sa Riin oskad seda täiendada, et mis see numbrid näitavad, on nad meie kasuks või ole? Jaa, peab tunnistama, rääkisin enne siia tulekut ka meie õpetajahariduse siis valdkonna inimestega ja ei ole, see pilt on kurb jah. Et isegi praegu, need võimalused, mis praegu on oodud, et loome uusi kohti ja võtame rohkem noori, aga see tegelikult ei ole see taktika, kuhu minema peame, siis tegelikult neid ei tule õppima. Seal on nagu väga olulised strateegiamuutused tuleb läbi viia. On need siis kas paindlikud õppevõimalused, et karjääripööre juba õppivad kvalifikatsioonid õpetajad saaksid tulla või tõesti siis inimesed, kes tahavad tulla õpetaks õppima, aga ühesõnaga, et oleks sessioonõppid ja muud võimalused, et tulla ennast nii-öelda. Et jaa, lihtsalt sellised tavapärased meetodid ei toimi. Aigar, palju raketi kambast on füüsikaõpetajaks läinud, on sul sellist ülevannud? No esimese hooaja võitja Juhan Koppel on täna Tartu Katoliku koolis on füüsikaõpetaja. Kuidas nad ta sinna said, ma ei tea, aga Juhan seal füüsikaõpetaja on teiste kohta. Ma tean ka vist, et teise hooaja teine koht peaks äkki olema bioloogiaõpetaja ja keemiaõpetaja vist, aga ülejäänude kohta ma ei tea. Aga sa enne küsisid, et kas see seis tõesti on nii hull, kui statistika näitab, siis siinkohal ma usun eelkõige statistikat, sest see vaatab laiemat pilti, need meie igapäevased tundmused ja need on pigem ikka sellised lood, mis siis kinnitavad seda tõepoolest, et see seis on üsna keeruline, sest nii nagu ka 20. augustil Roosiajas Andres Juur rääkis oma kõnes, et jah, 5 aastat veel ja siis võime selle teadmistepõhise Eesti kinni panna, kui me praegu sellist muutust ei tee. Sest õpetajad on need, kelle peal uued insenerid kasvavad. Oleg, me olime sinu koolis ja aitäh meid võõrustamas paar nädalat tagasi. Siis sa ütlesid, et sul oli väga-väga suur konkurss 4-1, ma mäletan. Kuidas siis nii, et seal reaallähed ei peleta neid noori ära sinna kooli pürgimast? No, ma arvan, et üks põhjus on selles, et meil on päris palju lisainitsiatiive koolis, lisaks klassikalise reaalainete õpetamisele, füüsika, keemia. Meil on päris palju initsiatiive ka, et meil on füüsika, olümpiaadi, ettevalmistusringid ja kuni sinnamaani, et me käivitsime STEM kinoklubi, kus me mingi teatava inimeste seltskonnaga vaatame dokumentaalfilme erinevate füüsika, keemia, bioloogia ainetes, arutame, räägime, kõik tõstavad huvi selle vastu. Mis seda eelmist küsimust puutab, siis mulle tegelikult üldse meeldib, statistika on selline, et füüsikaõpetajat on vähe, see on fakt. Ja muidugi kahtlemata on vaja tegeleda sellega, et võimalikult palju tuleks, et need rohkem silmad säraksid, aga on selle juures ka see, et mulle üldse meeldib, kus Ando siin on see hoiak, et ärme hädaldad toimetada. Meil on praegu, me tegelikult elame mõnes mõttes õnnistatud ajastul, kus meil on tehnoloogia areng on jõudnud nii kaugele, et me saame lisakangina võimendada tehnoloogiaga seda, mida füüsikaõpetajad teevad reaalselt. Et kõik need hübriidõpped, blended learning, mis iganes muud asjad, et haridustehnoloogia tervikuna saab võimendada seda, kuidas ja mida füüsikaõpetajad teevad. Ja tegelikult me saame siit ka üks lisakangi. See ei tule selle asemele, et füüsikaõpetajad on vähem, et meil on pooled füüsikaõpetajad ei oma vastavat haridust ja ettevalmistust. Aga siiski me saame leevendada ka seal poolt ka natukene seda asja. Et siin ma tooksin sellise paralleeli meie toetajate hulgas on ka LHV, annab laenu,
siis ka kõik need tehnoloogilised võimekused on ju nagu võimendus, nagu laen ongi võimendus, kui sa tahad teha investeeringut, aga see alg, see oma finantseering, see peab sul ikkagi olema ja õpetaja ongi see oma finantseering justkui. Kui sul seda ei ole, siis ka sinna peale ei ehita. Ja mida tõesti siin ka Olegile toetuseks saame öelda seda, et see tüdrukute kool HK Unicorn Squad, mille Taavi Kotka käima lükkas, et nemad nüüd uurisid ühe magistritöö raames, kuidas seal osalevate tüdrukute huvi tehnoloogiahariduse vastu muutub. Ja kontrollgrupp kõrval ja vaadati, et kuidas see ajas muutub ja leiti, et kui igapäevaselt asjaga kokku puutuda, siis valmisolek nende asjadega tulevikus ka tegeleda ja sellele erialale õppima minna ja sinna tööle minna kasvab märgatavalt võrreldes nendega, kes nii-öelda kokku igapäevaselt ei puutu ja nendes programmides ei osale. Aga Oleg, alustaks sinust, et kui me võtame nüüd, et pirisemise rubriik on läbi. No üks mõte on see, mis me oleme kord juba arutanud seal meil koolis, kuna kohtumine oli see, et kuidas võiks nagu selle järgnevatel programmidel, kuidas võiks nagu rohkem lainet tekitada selles programmis, et ta oleks nagu veel rohkem kaasaks füüsikaõpetajaid koolides neid, kes ei osale selles programmis praegu. Kuidas saaks nagu vastastikku rikastamist nagu teha, kogemuste vahetamist, nagu need mõtted, ideed, mis nagu sündivad selle programmi raames, kuidas ta võib nii-öelda nagu koolidega nagu koolidesse kiirgada, saada selle tagasisidet ja kuidagi vastastikku rikastamine toimuks. See on nagu võib-olla üks mõte. Teine mõte on nagu see, et see natukene läheb kokku sellega, millest ka Aigar siin natukene varem rääkis. Et jällegi, kui selle hädalamise jätame kõrvale, nagu üks teema, ma olen selline ilge interdistsiplinaarsuse fänn. Mul on nagu igasugused, ma ei tea, lõimimised, füüsika, keemia, bioloogia, eriti nagu reaalained, see üldse meeldivad nagu proovida seda igas tasandis, mis koolis teha ka. Et kuidas nagu proovida nagu tekitada jällegi, võib-olla see programm annab siit mingit inspiratsiooni, kuidas võiks proovida ka koolis mingid sellised kogukonnad nagu tekitada, et sul ei ole ainult üksi füüsikaõpetaja, vaid temaga koos tiimis töötavad bioloogia, keemiaõpetajad, matemaatikaõpetajad, nii edasi, üksteist nagu toetavad ja proovivad kuidagi nagu isegi nagu rohkem projektpõhist nagu õpet sinna nagu mängu tuua ja nii edasi, nii edasi. Ja jällegi nagu, sorry, et ma paranoiliselt nagu toon selle sama nagu teema mängu, et me oleme praegu õnnistatud ajastul, meil on tehnoloogia areng nii palju kõrgel, et me saame tehnoloogia abiga, saame reaalselt seda kangi kasutada individuaalse õpperae väljakujunemisel, nagu andekate õpilaste toetamisel, nii edasi, et kasutagem seda rohkem. Mulle jäi see ka meelde, et me lubasime, et me kaasame noori rohkem. Et nad oleks pundis ja meil oli üks ketserlik mõte, et võtame kõige tublimad füüsikaõpetajad, paneme need, kes on öelnud absoluutne ei reaalainetele, laseme nad nädalaks kokku ja vaatame, kas midagi muutub. Rutt. Ma arvan, et tegelikult on juba väga hästi. Need videod on hästi suur asi. Ja kui ma mõtlen enda seisukohalt, mis see kõige suurem võit oli, siis tegelikult kõige suurem võit oli see tutvus nende 19 särava inimesega, uued kontaktid, uued suhted, see päriselt ongi see õige nimi, laend, see tõesti laadis mõtteid ja loomulikult ma väga tänulik olen nende praktikalivahendite eest. Et see oli küll nagu üks väike amps, eks ju, see optika, aga see andis võimaluse nuusutada ja veel rohkem tahta, et ma arvan, et see on juba väga suur asi. Ma olen Olegiga nõus, et võib-olla nagu rohkem nagu laiendada seda pilti, et me jää üksi füüsikasse kinni. Et mina maapiirkonna kooli eeskõneleja siis ütlen, et matemaatikaga on vaatad sama hull olukord. Neid õpetajaid lihtsalt ei ole ja matemaatilised oskused lähevad õpilastel aastast aastasse aina nõrgemaks. Et ma ei saagi võib-olla füüsikatunnis nii palju seda maailmapilti avardada, kuivõrd ma tegelen matemaatiliste oskuste arendamisega hästi tugevalt. Et lõimida seda pilti kuidagi laiemaks venitada siis. Aga kindlasti jätkata sellega, see on väga suur pluss, mis kaasa annab see reaalsete vahendite selline kingitus, ütleme siis nii selle kohta, et sest kui ma mõtlen, et mis on kõige suurem puudus ühel alustaval loodusainete õpetajal, kes siis
noh, ja kui seal programmi blogidest lugeda, siis ja sa mainisid ka ennem, et vähe oli neid, kes olid läinud otse füüsikat õppima. Et me jõuame kuidagi kaudselt, ma isegi jõudsin, minust pidi saama südamega geograafia õpetaja, ma geograafiat ei ole juba 7 aastat andnud, ei meeldigi anda seda, ei tahagi anda seda, sest ma komistasin kogemata füüsika otsa. Et kui me leiaksime neid teid, kuidas need loodusainete õpetajad või loodusega natukenegi, kas või klassiõpetajad saaksid kas või komistada korraks ülikoolis selle füüsika otsa, sest noh, see lõimib kõik kokku või noh, nagu tekitab selle füüsikalise maailmapildi ja sa saad aru, kuidas asjad ümber toimuvad. Et siis see on hästi oluline ja kui ma alustasin, siis millest oli puudus, asjadest oli puudus, sellest, et keegi ütleks, milliseid praktilisi vahendeid kasutada, kuidas kasutada. Nüüd on need praktikali näol olemas, et ükski õpetaja tegelikult, kui tal vähegi on ressurssi, noh nagu omavalitsus seda ressurssi annab, siis tegelikult ei pea jalgratast leiutama hakkama, tal on olemas need valmisasjad. Aga siiamaani minu meelest on väga paljuski iga õpetaja nokitsenud oma põlve otsas, nii et hästi suur tänu nende praktikali asjadest. Aitäh, Riin. Jaa, mina ikkagi näen, toimetab ühes mõttes mitmes suunas, et üks on ikkagi see nii-öelda see lõiming ja tegelikult ikkagi tahaks hoolitseda väga selle eest, et tõesti, et need võimalused või need arusaamad ka huvikooli õpetaja võib neid videost vaadata, võib neid ise õppida, ühesõnaga, et kuidagi seda teadmist viia ikkagi nii-öelda sellesse noortevaldkondas rohkem, et võtta kõik see kaasa ja öelda, et kuulge, see on teile ka, et te seda ei pea tegema üldharidusõpetaja seal koolis, et palun. Ja samamoodi ikkagi kogu see ökosüsteem lapse ümber, ka lapsevanem, lihtsalt eilsest õhtust kogemus, et kuidas me üldse räägime nagu sellest, mis koolis tehakse ja see suhtumine sellesse, et laps tuli õhtul mingi paberiga, et oli vaja, et nemad hakkavad homme hommikul koolis katset tegema, tuleb mulle kell 7. Noh, mul ei olnud kõike südamle kohe võtta. Ja siis mõtlesin, kuidas ma siis suhtun, ütlen, et nõme jälle toon vaja mingeid asju. Ütlen, et vah, te teete nagu raketisaade tuleb teil praegu homme koolis. Ja noh, see on see, et kuidas me kodus ka last nii-öelda ette valmistame selleks, et ma leian tal need vahendid ja ta on rõõmus, et ta saab nagu mingeid ägedaid asju teha, mitte see, et peame jälle õhtul poodi minema õhupalli ostma. Et ma arvan, et see on see, et see tuleb kodus tegelikult, et me peame nagu selle peale mõtlema ja see on ka nagu meie üles. Et püüame iga rinde sellega toimetada. Ma olen seda öelnud vist 5 teadus-haridusministrile ja ütlen sulle ka ja täitsa kõva häälega, et kasutage meid hääletoruna julgelt. Sellepärast, et ma tean, et ma olen väga mitme ministeeriumi inimesega kohtunud ja ma olen sealt väga palju faktilist materjali saanud, mis on minu pilti aidanud kujundada, see on teil kõik kenasti olemas. Aga te vajate hääleturu päris ausalt, sest see, et me neist asjadest ei räägi, see ei tee asju paremaks ja minul ei ole, mina valimistel ei osale. Ma muretsen nende asjade pärast väga sisuliselt ja tööandjatena me kindlasti saame neid probleeme ja seda faktoloogiat, mis teil on, neid väljakutseid ühiskonnale aidata peegeldada, kui mõnel poliitikul võib-olla on seda keeruline teha, sest tal on kohe jälle järgmised valimised, et ta peab arvestama sellega, et mida ma nime ei ütle, aga üks värske minister ütles mulle niimoodi, et jah, leppisime küll kokku, et võtame see koolireformi kohe ette, kui valimist on möödas, siis eelmised valimised, aga näed, 2/3 omavalitsusi ütles, et koolid on püha, neid me ei puutu. Ja sinna see asi jäi järgmiseks 8 aastaks, ja ma arvan, et niimoodi lähevadki aastas ja 20 aastat läheb vabalt ära ja tegelikult meie raha läheb veelgi rohkem kütmise elektri peale, mitte inimeste ja õpetajate peale, kui ta peaks minema, et nii lihtsalt on, et ma julgustan meid heas mõttes ära kasutama. Olge siin julged, Aivar. Jah, ma selles mõttes olen lihtne inimene, et võib-olla tuleb minu rollist, aga ma vaatan tihti numbritele otsa ja mõtlen selle peale, et mida soovida siis sellele järgmisele hooajale. Oleks neid toetajaid ainult rohkem. Et täna on siin 5 ettevõtet pundis, neid ettevõtteid võiks olla 50 ettevõtet.
ja vaadake siis, missuguse võimenduse me sellele rahale, mida need ettevõtted sisse panevad, suudame selle seltskonnaga anda. Nii et soovin rohkem toetajaid. Ja, et selle noodiga on võib-olla siit hea kokku võtta, et veel kord igal juhul laen 23 tuleb, see on täna kokku lepitud. Me lähme siit edasi ja vaatame, kuhu me välja jõuame ja me oleme ka selle kokku leppinud, et kui jõud hakkab üle jääma, et siis võtame ette, võtame keemia, võtame matemaatika, et seal ei ole olukord üleüldse parem, aga eks me servamööda nagu toetame neid ka, et füüsika lihtsalt sellepärast, et hoida fookust ja minna praegult füüsika rada mööda, seal saab pauku teha, eks ole. Et see meile ka meeldib, et seal on ägedaid katseid ja ta on selles mõttes hästi atraktiivne valdkond, et võib-olla on lihtsam pildile pääseda, aga veel kord tänud kõigile, me oleme siin, meil on siin võimalik veel omavahel rääkida, häid mõtteid uuele hooajale kaasa anda, et kõigile toetajatele suur tänu, et te olete ja jätkate, kes veel mõtlevad, kui on põhjust kahelda, küsige oma rasked küsimused meie käest ära. Et püüame iga rinde sellega toimetada. Ma olen seda öelnud vist 5 teadus-haridusministrile ja ütlen sulle ka ja täitsa kõva häälega, et kasutage neid hääletoruna julgelt. Sellepärast, et ma tean, et ma olen väga mitme ministeeriumi inimesega kohtunud ja ma olen sealt väga palju faktilist materjali saanud, mis on minu pilti aidanud kujundada, see on teil kõik kenasti olemas. Aga te vajate hääleturu päris ausalt, sest see, et me neist asjadest ei räägi, see ei tee asju paremaks ja minul ei ole, mina valimistel ei osale. Ma muretsen nende asjade pärast väga sisuliselt ja tööandjatena me kindlasti saame neid probleeme ja seda patoloogiat, mis teil on, neid väljakutseid ühiskonnale aidata peegeldada, kui mõnel poliitikul võib-olla on seda keeruline teha, sest tal on kohe jälle järgmised valimised, et ta peab arvestama sellega, et mida ma nime ei ütle, aga üks värske minister ütles mulle niimoodi, et jah, leppisime küll kokku, et võtame selle koolireformi kohe ette, kui valimist on möödas, siis eelmised valimised, aga näed, 2/3 omavalitsusi ütles, et koolid on püha, neid me ei puutu. Ja sinna see asi jäi järgmiseks 8 aastaks, ja ma arvan, et niimoodi lähevadki aastas ja 20 aastat läheb vabalt ära ja tegelikult meie raha läheb veelgi rohkem kütmise elektri peale, mitte inimeste ja õpetajate peale, kui ta peaks minema, et nii lihtsalt on, et ma julgustan neid heas mõttes ära kasutama. Olge siin julged, Aivar. Jah, ma selles mõttes olen lihtne inimene, et võib-olla tuleb minu rollist, aga ma vaatan tihti numbritele otsa ja mõtlen selle peale, et mida soovida siis sellele järgmisele hooajale. Oleks neid toetajaid ainult rohkem. Et täna on siin 5 ettevõtet pundis, neid ettevõtteid võiks olla 50 ettevõtet. Ja vaadake siis, missuguse võimenduse me sellele rahale, mida need ettevõtted sisse panevad, suudame selle seltskonnaga anda. Nii et soovin rohkem toetajaid. Ja, et selle noodiga on võib-olla siit hea kokku võtta, et veel kord igal juhul laen 23 tuleb, see on täna kokku lepitud. Me lähme siit edasi ja vaatame, kuhu me välja jõuame ja me oleme ka selle kokku leppinud, et kui jõud hakkab üle jääma, et siis võtame ette, võtame keemia, võtame matemaatika, et seal ei ole olukord üleüldse parem, aga eks me servamööda nagu toetame neid ka, et füüsika lihtsalt sellepärast, et hoida fookust ja minna praegult füüsika rada mööda, seal saab pauku teha, eks ole. Et see meile ka meeldib, et seal on ägedaid katseid ja ta on selles mõttes hästi atraktiivne valdkond, et võib-olla on lihtsam pildile pääseda, aga veel kord tänud kõigile, me oleme siin, meil on siin võimalik veel omavahel rääkida, häid mõtteid uuele hooajale kaasa anda, et kõigile toetajatele suur tänu.